Alates 1. jaanuarist hakkab kehtima uus rahvastikuregistri seadus. Seaduses tehtavad muudatused puudutavad enamjaolt elanike elukoha järgseid andmeid. Kohtla-Järve linnavalitsuse õigusnõunik Vadim Vilde selgitas rahvastikuregistri andmete õigsuse vajalikkusest. See tähendab seda, et kui tänase päeva seisuga Eestis on praktiliselt 40 000 inimest, kes on müüdud oma korteri või kinnisvara ja siis läksid elama kuskile muu kohale, ehk siis aga ei teavitanud rahvastikuregistrit oma uuest elukoha aadressist, sest need inimesed jäävad praktiliselt ilma selleta, et nad enam ei saa kohaliku omavalitsuse poolt toetust ega muid abi saada, sest et kohaliku omavalitsusse alates 1. jaanuarist 2019 ei saa enam teada, et palju inimesi elavad nende territooriumil. Mida selleks siis tuleb siis eelnevalt teha? Kõigepealt iga inimene võib ise muretseda ja siis vaadata rahvastikuregistrist oma andmeid. Selleks siis inimene peab kas või siis minna läbi interneti eesti.ee portaali ja sealt vaadata. Kui inimesel ei ole seda võimalust, näiteks ID-kaartega ei ole võimalust seda teha, siis kõige lihtsam variant tulla linnavalitsusse, rahvastikuregistri osakonda ja siis rahvastikuregistrist kontrollida ja vaadata oma andmeid. Vadim Vilde sõnade kohaselt peab inimene mainitud toetuse saamiseks olema pensioniealine ja elama igal kalendriaastal üksi oma elamispinnal ajavahemikul 1. aprillist kuni 30. septembrini. Vadim Vilde märgib, et inimesed ei pea kartma oma isiklike andmete pärast, kuna neile on juurdepääs vaid selleks õigust omavatel juriidilistel ja füüsilistel isikutel.